vaatavad siin meeleavalduse algust, kas isegi 4 minutit on peal olnud, aga ma ütleks, et siin juba ligi 100 inimest, et see on väga erakordne, ma ütleks, selle skeene jaoks. Kas need ongi kõik need 100 Raadio 2 kuulajad, kelle pärast seda õhtust vendid siiani tehti ja need rahapuudused kaotatakse? Ma usun, et nad kindlasti kuulavad Raadio 2, need inimesed, kes siin on, aga ma usun, et neid tuleb siia veelgi ja see rahapuuduse jutt ei päde ju, et kindlasti vaadata Raadio 2 õhtust pöördida kinni sellepärast, et raha ei ole. Miks seda tehakse? Jah, võt seda tuleb küsida vastutavatest toimetajatelt, et miks seda tehakse, mis on selle põhjendus, miks lõhutakse midagi, mida ei ole vaja lõhkuda. Aga aitäh! Ma olen uhkelt selle õhtuse vööndi üle selles mõttes, et kui ise siin sees olles ja ütleme ka siis meie tavalised kuulajad võib-olla saavadki alles siis aru, kui see ära kaob. Oot. Aga väljaspoolt tulevad inimesed, nad alati, muust maailmast on alati imetlenud nagu, et vau, Riigiraadio, hoiate elus sellist asja, väga tublid. Et sellest on mul kahju, jah. Nad on ikkagi nii tugev kultuuri osa, et selle võrra me oleme kindlasti vähemalt osaliselt vaesemad tulevikus. Kas te arvate, et see meeleavaldus saaks ka midagi veel muuta? Ma ei julge selle kohta midagi arvata. Niggas, then I know they down the slide. 223s every near pull up with that fire. I'm a real ass shooter, nigga. I don't wanna drive. Kuidas sa oleksid ise lahendanud sellist olukorda? Näiteks kui öeldaksegi, et kuulatavus on langenud või mingi rahapuudus on, et mida sina oleksid ette võtnud? Et kuidas ma oleks seda teatanud inimestele või? Kas sinu arvates on see õiglane, et järsult nii palju saateid kohe eetrist maha võetakse? Ma ei oski seda kommenteerida, et kui sulle selline põhjus antit ju, siis ongi põhjus ja nad ei saa midagi ilmselt teha, et ma proovin ikkagi nagu mõlemat osapoolt nagu kuulata ja arvestada, Tere õhtune vöönd! Aitäh, et tulite siia. See ei ole lõpupidu. Võib-olla siin keegi muudab veel meelt, aga mina tahaks kõigepealt tänada oma sõpru ja kolleege õhtusest vööndist ja tervet õhtust vööndit, alates Raulist. See on see etapp, mille Raadio 2 uus juhtkond ja ERR-i juhatus on vahele jätnud. Kommunikatsioon ei olnud isegi mitte 0, vaid miinustes. Kui tehakse otsus muutusest, siis hetkel on selle sisu niikuinii arusaamatu. Kaotada 44 saatest 37. See ei ole mitte muutus, vaid see on sulgemine ja see ei ole mitte edasi, vaid tagasiminek. Ei saa rääkida uuendamisest, vaid saab rääkida underground kultuuri lämmatamisest. Need on kõik nii julmad ja imelikud sõnad, et ma ei oleks selle peale tulnudki, et me 20 aastat tagasi, kui ma ise Raadio 2 alustasin või 30 aastat tagasi, kui ma hakkasin kuulama esimesi õhtusi underground saateid Raadio 2-st, et 2023 me jõuame Eestis sellisesse stagnatsioonipunkti, kus hakkab tagasi libisemine kuhugi ossi ja agrokultuuri. Okei, siin on ju kõlanud mitmeid nii-öelda pealtnäha normaalsed mõtted, et rohkem Eesti muusikat. No jumal küll, kes selle vastu siis on, aga me ei saa olla mingi kolka jaam. Eesti muusikat väärtustab see, kui see
pistetakse rahvusvahelisse kastmesse kui Eesti räpp, elektroonika, rock, mis iganes on võrdses võrdluses välismaa uute tegijatega. Ei saa rääkida mingist põlvkonnast, et Raadio 2 kuulajad on vananenud koos tegijatega või et Raadio 2 kuulajad on noored või nad on vanad. Ükskõik muusika ja vanus on täiesti erinevad kategooriad. Ja nagu ütles mulle siin üks vana tuttav, ma olen 54, ma tahan ka teada, mis sound on ja mis seks käib. Võib-olla kõik oleks teistmoodi, kui oleks neid lampe hakatud ükshaaval kustutama. Aga et kui sõidetakse teerulliga üle millestki, mida on paar aastakümmet ehitatud, siis vähemalt vajaks head põhjendust. Seda siiamaani veel ei ole, räägitakse raadiole lähemale. Ma ei tea, raadio tuleb inimesele lähemale. No me tulime praegu siia raadiole lähemale. Hommikul või päeval mind ei tahetud raadiomajja sisse lasta, sest tädi, kes mind on 20 aastat näinud, küsis, kuhu ma lähen. Meil on täna siin eriline päev, meil on siin turvamehed ja politsei. No palju õnne. Olge terved. Põrandaalune kultuur ei kao mitte kuhugi ja võib-olla, mine tea, isegi siin majas tuntakse see ükskord jälle ära. Aitäh! Tere õhtust! Mul on väga hea meel, et Raadio 2 õhtuse vööndi autoreid on siin nii palju, isegi rohkem kui 2 tükki. Valner ütles palju olulisi asju ära. Mina olen Maria Sirbi muusikatoimetaja. Minul, ma pean tunnistama, Raadio 2 tegijate seas palju lähedasi sõpru ei ole. Aga ma kirjutasin Raadio 2 programmi muudatustest väikese artikli, mis ilmus tänases Sirbis. Püüdsin selgitustöösse anda oma panuse, sest iga hääl on praegu kulla hinnaga. Ja muide sama ma teeksin ka siis, kui Raadio 2 asemel käiks jutt praegu Klassikaraadiost. Selle artikli taustainfot kogudes rääkisin ma päris paljude inimestega ja kuulsin asju, mida ma lihtsalt ei taha uskuda. Ma ei taha uskuda, et Raadio 2 raamendavad inimesed, kelle sisemine kultuur on nii mannetu. Ma ei taha uskuda, et ERR-i juhivad ja juhatust nõustavad inimesed, kellel puudub kultuuri toimimisest igasugune arusaam. Ma ei taha uskuda, et aastal 2023 jagatakse muusikat õigeks ja valeks. Tere õhtust! Ma vabandan, et ma panin oma mõtted kirja. Igaks juhuks. Viimased 3 aastat olen ma iga kuu 2 korda selle maja 5. korrusse Punases stuudios alustanud saadet sõnadega Tere õhtust, mina olen FS, see saade on Floor Show. See on olnud väga meeldiv aeg teha seda, mida ma arvan, et kõik teised õhtuse vööndi saatejuhid. Jagada huvilistega muusikat ja infot muusikast, millega on endal kirglik suhe. Töötada koos selliste inimestega nagu Raul Saaremets, Erik Morna, Koit Raudsepp ja teised. See on olnud lahe. Eriti tänulik olen ma ja ma usun, et ka kõik teised Raadio 2 saatejuhid neile sõbralikele, kannatlikele, soojadele ja professionaalsetele inimestele, kes on meie takerdumistest, tehnilistest proomakatest ja muust sellisest jamast kokku pannud head või lausa väga head saated. Need inimesed on Monika Tamm, Sirje Raud, Margus Müür,
Kalli Talonpoiga ja teised ja kõik, kes on Raadio 2-ga vähegi seotud, palun teeme üks suur aplaus neile inimestele. Piirlaam! Aitäh! Ja aga lõpetuseks ma ütleks midagi positiivset. Muusikasõbrad nagu me oleme, JMKE sõnadega, meil pole miskit kaotada, kuid paljugi on võita. Mõjus kuidagi šokeerivalt, et ökosüsteem nagu öine vöönd, mis on kasvatanud üles pea 2 põlvkonda subkultuuri ja musaarmastajaid, lihtsalt pühitakse nagu sekundiga ära, andmaks selle kohta nagu